volikogude sunnil see, mida on teinud Priit, et juhatanud sisse. Ja täna mina tegema, sellepärast Priit on mugavalt võtnud juba istet laua taga, aga rõõm on siis täna alustada seda selle aastast 5. lõunatundi. 4 on olnud väga põnevad. Mina olen neist ka palju õppinud ja saanud teada. Ja ma arvan, et täna tuleb samas on huvitav ja põnev lõunatund. Ja kes on täna kohale tulnud, ma saan aru, et paljud on lauluväljakul ja tahaksid olla ka siin, aga 2 poole on raske olla korraga. Aga rõõm on sellest, et täna on Laine Randjärv laua taga. Ja siis juttu aitab ohjes hoida Priit Toobal. Seda enam, et neil mõlemal on vist ikkagi väga palju rääkida, olles mingil ajal koos ka Riigikogus ja tehes siis poliittööd, nii et aga ma loodan, et ära jutt ei hakka teil mitte poliitikast käima, et tuleb palju muud on elus ka põnevat. Nii et palun. Aitäh Andresele, kui Andres ütles, et mugavad sisse võtnud, siis Andres see positsioon on oluliselt mugavam, mida sina praegu näitsid, kui see positsioon, kus ma praegu olen ja nüüd, kui me vist juba oktoobris äkki selle mõttele tulime, et ainetud seda lõunatundi, siis selle oli lihtne jah, et mis seal on, modelleerin ära ja mis siis teha on, aga nii sama lihtne päris ei ole, et seda tuleb päeva ka nägema, et mugavam on see positsioon ära, see selleks. Tere Laine! Meie Lainega sinatame sellepärast, et me Lainega tunneme teineteist ja jätkub siin võltsilt teietama, et vahel intervjuude puhul tehakse, seda me tegema ei hakka. Ja püüame selle tunnikese siis koos ära ette ja aitäh, et olid nõus tulema meie lõunatunni külaliseks, 5. ja viimasel lõunatunni külaliseks. Ja ma eile õhtul pärast Õiguse Kiriku kontserti ei mõtle, kuidas seda üles ehitada, aga teeme klassikalist moodi. Et hakkab algusest minema sellepärast, et ma arvan, et seda juba teatakse vähem seda perioodis, mis on enne 2000. algust. Et 2002-2004 seda läksid poliitikasse ja seda inimesed teavad juba rohkem seda perioodi. Aga kõik, mis sellele eelnes, et 64, 30. juuli ütleb Wikipedia ja muud andmekogud, et sündisid Moskvas. Tõele. Et kas sina ka Moskva perioodi mäletad, kui vanad sa Moskvast ära tulid ja miks sa Moskvas sündisid? Sest sinu isa ja tegelikult on ju Eesti mees, Jüri Randjärv, geoteed, insener. Miks Moskva? Vastab tõele. Minu isa lõpetas Saku tehnikumis maakorralduse ja tema on Raplamaa mees, nii et minu juured Eesti poolt on Rapla kandis, Kaius täpsemalt ja siis 57. aastal läkski tema Moskvasse õppima, sest tahtis õppida just geodeesiat, nagu Raplamaa mehed on sellised kanged mehed, tead, nagu Mahtras seal, Mahtra sõda ja selline, et kui midagi pähe võtab, et siis kindlasti peab seda saama. Ja kuna Eestis ei saanud õppida geodeesiat, aga ta oli saanud Maiku suhu seal Saku tehnikumis, siis ta sai ühe sellise, vanasti olid sellised vabariiklikud kohad. Ja tipi juures tookord siis Tallinna Polütehnilise instituudi juures siis tehti need eksamid eesti keeles, ütleks sõna vene keelt ta ei osanud või nii palju nagu seal koolis siis õpetati nii natukene ja läkski sinna julgelt. Lõpetas ära selle oma maakorralduse instituudi ja jäi tegema kandidaaditööd tookord sinna Moskvasse. Ja siis juhtus niisugune tore lugu, et minu ema, kes on tõesti Moskvas sündinud, moskvalanna, läks ka aspirantuuri. Tema on ka geoteed, tema on aerofotogeoteed. Ja tema läks ka kandidaaditööd tahtis kaitsma minna. Ja siis hakkas tegema neid sisseastumiseksameid ja keegi ütles talle, et mulle seal raamatukogus nende riiulite vahel üks Eesti poiss on hästi tark, et võt tema neid asju teab, et mine küsi tema käest nõu. Ema läkski siis sinna raamatukogu riiulite vahele, oli 19. september, nad on sellest palju rääkinud, 63. aasta. Ja saigi seal selle Jüri Randjärvega kokku, kelle käest nõu küsida ja 2 nädala pärast otsustati, et teevad pulmad. 5. novembril, mis oli 1,5 kuud hiljem nende kokkusaamisest, pulmad toimusid. Ja siis mina sündisingi 30. juuli, mina olen pulmaöö laps.
Ja siis ütleme, et sinu küsimus on nüüd vastuseks, et 1,5 aastat hiljem, 66. aasta 6. jaanuaril tuli siis isa, oli lõpetanud ära kõik oma õpingud ja tuli EPA-sse õppejõuks. Ja seal töötas 52 aastat ühe sama töökoha peal. Ja võttis kaasa siis ema muidugi sealt ja minu. Mina 1,5 ma määrata Moskvast mitte midagi. Ainult seda teadmist, et ma olen seal sündinud ja tulles siia, mina arvan, mu ema üks kõige suuremaid teeneid, mis ta mulle on üldse teinud, lisaks sellele, et ta on mind sünnitanud, on see, et kohe pandi mind Eesti lastesõime ja lasteaeda ja nii edasi ja seal Vene ajal tegelikult emal oli ikkagi nii palju nutti, ta ütles, et ma tulin Eesti Vabariiki ikkagi. Ja minu lapsest peab saama eestlane, et nagu see valik, et tollel ajal osad sellist segaperedes oli ka see oht, et pandi vene kooli või vene lasteaeda. Ja ema on mul väga kirglik Eesti kultuuri austaja, ise õppis ära aastaga eesti keele toona. 67. aastal rääkis juba eesti keelt, 72. aastal õpetas EPA-s eesti keeles aerofotogeodeesiat, nii et selles mõttes sügavad Vene ajal mõtles juba väga Eesti kultuuri keskselt. Ma leidsin ühe intervjuu, kus 2016 vist oled andnud, kus sa ütled, et minu venelannast ema on koos äike ja päike. Äärmiselt kirev tundevärvide palett on temperamentne, siiras, asju inimesi väga südamesse võttev, vaimustub kiiresti, aga millestki pettub siis ka põhjalikult. Kootav, jah. Mulle näib, et sa oled selles mõttes nagu ema koopia, kui ma võib-olla lõpuliselt ei tunne, aga mulle näib selliselt, et temperamentne, sõnakas, kas see on elust tulnud ja kas see on ematuse päritud ja kas see on elust tulnud nagu poliitikuna kasuks või kahjuks, et võib-olla vahet tihti peale ei suuda või taha keelt hammastada hoida oma temperamentsuse tõttu. Kas see on emalt päritud ja kas see kasustunud? Ja kindlasti see on osaliselt emalt päritud, et õnneks ma ei ole nüüd nii temperamentne nagu ema, sest minu isa, Raplamaa mees, rahulik, pühvel, pühvi aasta sündinud lõvi on seda temperamenti kõvasti lahjendanud. Ja see ei ole mulle tulnud elus kasuks. Päriselt ikkagi vaikimine kuld, ütleme nii, aga mina olen niisugune rääkija ja ma ei tea isegi, kas see hõbe on, et võib-olla on see mingisugune raud. Et ma jah ütlen välja oma arvamust liiga otse võib-olla mõnikord vales kohas ja ma tegelikult tahan ruttu asju teha, et inimesed, kes mu lähedased on seda üle elanud või läbi elanud või pidanud ära kannatama seda, et kui mul mingi idee tekib, et siis ma tahan väga kiiresti selle ellu viia. Ja mõnikord on nii, et mul siis kantsler oli Kultuuriministeeriumis Siim Sukles, kes muuseas elas üle mingisugunegi 7 ministrit vist. Ja tema oli õppinud siis ka elust seda, et tema ütles mulle tark ei torma. Et tema nägi ka kõrvalt ära, et ütleme, et minu sellised liiga kiired otsused, et idee tuli otsus nii, aga see tuleb veel kuskilt sealt ka, et sa oled nagu sinu ametist ka. Et mitte ainult võib-olla see temperament, et koorijuhina ka, sa pead kiiresti reageerima. Vanasti ma tegin sporti, tegin veiklemist. Kiiresti pead lööma või ütleme siis torkama. Balletti oled ju ka teinud. Balletti, jah, aga balletis seal seda reaktsiooni, seal võib aeglasemalt ka lennelda. Aga üldiselt on nagu erinevad sellised valdkonnad olnud, mis on mind kujundanud. Kuskil on see torvakusele kahjustud. Lapsepõlv on möönud Tartus. Jaa. Karlovas esialgu, pärast Tiigi tänaval Tartus lugesin meile, et oled mainisin balletiringis käinud, erinevad rolle täitud, näiteks Pipit mänginud, muuhulgas ka Tummilööja Jänest. Täpselt. Oled sa balletiringis lapsena mänginud. See oli saatus nagu juba, pärast sain Jänest. Jänest oli vaja mängida. Jäneseks said sa 85. aastal. Siis olid pulmad jah, et ma sain oma siis laste isaga kokku Malevas 84. aastal, see oli Eue, ma olingi maaparandusrühmas. See oli üks huvitav lugu, kuidas ma sinna sattusin, et minu emale sugugi ei meeldinud, et ma tahan minna Malevasse, sest temale oleks meeldinud, et ma läksin konssi õppima, olin kodust ära Tallinnas, et ma oleks suve veetnud kodus tema silma all.
Ja siis, kuna mina ikka väga käisin peale, et ma tahan malevasse minna ja hakkasin endal ise malevarühma otsimis. Ema otsustas, tema võtab ohjad enda kätte ja leiab mulle malevarühma Tartule lähedal. Ja siis saigi EPA-rühma, kuna EPA-l olid ka omad need maaparandusrühmi oli mitte ainult EUE või nagu ülikoolidel ja tipil. Ja pani mind Elva EPT-rühma, maaparandusrühma, kõik olid seal maaparandajad. Paar tüdrukut, üks oli farmatseut ja keegi oli veel kuskilt mujalt, aga siis me olime seal siis poiste rühmas ja suve jooksul ma ei jõudnud mitte ühtegi korda Tartusse. Sellepärast, et vahet ei ole, malev on malev. Ja isegi ühe korra me käisime mingil korvpallivõistlusel ja ma lihtsalt oma kodu uksest läksin suure kaarega mööda, sest ma tahtsin olla malevas ja ei tahtnud üldse minna ema juurde koju. Nii et võt selline kui jäänik olin ka. Ja sealt malevast ma siis selle mehe leidsin. Meil oli huvitav rühm, et järgmisel suvel oli 3 pulmad. Nii et meie maleva rühmast tuli 3 uut paari. Ja kellest nüüd üks on siiski jätkuvalt abielus. Ület ei ole. Aga enne kui sa eneseks said, siis korraga enne sinu vaidlustega üle. Tartu 10. keskkool, 83. aastal lõpetanud Eino Elleri nimelise Tartu muusikakooli koorijuhtimise, cum laude. 89 Tartu Riiklik konservatoorium, Tallinna vabandust, jälle cum laude, selline pugejad tüüpi. Jah, ei ole välistatud, tahtsin ikka olla tubli. Minu isa ütles alati, et sa oled väga tubli. Aga alati saab tublimini, alati saab veel paremini, nii et tegelikult isegi kui ma tulin kõikide 5 koju, ega isa minuga rahul ei olnud, siis ma olingi tegelikult natuke sellises ummikus või küsimärk, et aga mis ma siis pean tegema, kas ma 6 saama või? Tänapäeval on koolis uus süsteem, saab 8 ikka lapsed, et võib-olla praegu oleks lihtsam, aga jah, siis nende 5 ma ei olnud nagu piisavalt hea. Tegelikult natuke, ma olen ainuke laps peres, vanemad minuga väga tegelesid. Ja ma arvan, et üks asi, mida sa ei ole osanud küsida, ma nägin, et sul ei ole märkmetes ka seda sees, ma räägin ise ära. Üks asi, mis mul tegelikult avardas mu maailma, oli see, et 75-77 aastani minu vanemad töötasid Alžeerias geoteetidena. Tähendab, isa oli seal õppejõuna instituudis, prantsuse keeles õppis ja seal ma olin 5. aastal 11-aastane. Et ma järsku tulin nagu seal Nõukogude Liidust sain nagu välja, nägin nagu midagi muud. Et Põhja-Aafrika oli toona prantslaste koloonia ja tegelikult see ei olnud veel arabiseerimine, hakkas seal kuskil 76-77 just siis, kui nagu mul vanemad hakkas sealt ära tulema. Ja mina olin 1 aasta, terve aasta elasin seal ja olin koduõppel, vanemad õpetasid mind ja see oli ka nagu, isa ongi õppejõud, eks ole, siis isa õpetas seal matemaatikat, bioloogiat, geograafiat, ma sain nagu individuaaltunde, ma sain ülikõva hariduse ja seal oli ka, kujutad ette, mingi kirjandit teen, on ju, 2 koma viga, isa paneb mulle 3. Mul on siiamaani meeles, ma nii solvunud. Ja siis isa ütles, mis siin on, isa on õppejõud, tegelikult teda peeti nagu EPA-s ka väga rangeks ja inimesed, kes ta juures on õppinud, Jüri Randjärve juures ütlevad, et mis see järv on, et kuhu ei tasu hüpata, et Randjärv. Et sa nagu ei tohi seal spikerduda ja nii edasi, et isa oli minuga ka sama range, nagu ma ei ole su õpilane, aga sel hetkel oli, nii et see on kujundanud jah mind ka. Siis juurde juba 96 aasta Muusikaakadeemia magistriõppes muusikaala saamad lõpetanud. Kui sa räägid, et isa õpetas sulle küll geograafiat, füüsikat, matemaatikat, aga millest üldse see muusika, sest et ja isa on laulnud terve elu Kaude Aamuses koolis. Aga kas sa emal on mingid muusikalisi juurde, miks sa läksid juba 83 lõpetasid sa Elleri nimelise Tartu muusikakooli? Et miks sa läksid muusikat õppima, kui perekond on täiesti ju geoteedid ja hoopis midagi muud? Isa tahtsi, et ma oleks läinud geodeesiat õppima tõesti. Ja isa tegelikult on ikkagi see, kes mind see muusika juurde tõi, ma 4-aastasest peale käisin isa koos kooriproovides. Isa nii kui 66 tuli Tartusse, nii ta sinna Kaude Aamusesse läks. Ja vahepeal oli nii, et ema seal mingi tööl või kus nad olid oma nendes komandeeringutes ja mina käisin isaga kaasas.
mulle väga meeldis seal kooriproovides istuda ja ma mäletan, ma olin 8-aastane, kui mingil kontserdil isa koori dirigent Roland Laasmäe, kellest ma muideks kirjutasin pärast diplomitöö, Tartu koorijuht, meeskoorijuht, küsimus, Laine, teeme sust dirigendi, mina istusin esimeses reas, niimoodi proov oli, tõusin kohe püsti, küsisin, kas kohe, et nagu mul oli selline tunne, et see dirigendiks tegelikult lähen, kui sul 72. aastal tõesti üks muusikaõpetaja 10. koolis pani mind ka Mudilas koori ette, isa majakene oli minu isa majakene kõige kallim surmani. Ja siis ega midagi muud ei öeldudki, et kui niimoodi pead sealt kätega vehkima ja peaga niimoodi tegema, et siis katsitutt niimoodi hüppab kaasa. Ja selle ma siis juhatasin seal tõesti ära, nii et mul see dirigeerimise isu. Ja ma olin seal vanasti mingid rivitrillid, ma ei tea, oktoobrilastel või midagi oli, et vasak pool, parem pool, mina olen see rühma komandada, mul õhtul mees kamandada. Ja see koorijuht natukene on selline samasugune asi autoritaarne, et ju koorides ju demokraatiat ei ole, seal on ikka nii, nagu koorijuht ütleb nii. Siis korraks selle haridusest rääkides, siis on üks seik, mis vajab ka lahti rääkimist. Järgmine aasta sellest magistriõppest saab lugeda jälle erinevatest väljaannetest, et Randjärv õppis Tartu Ülikooli doktorantuuris ajaloo erialal. 2013 läks ta ülikoolis doktoritööd kaitsmata ei töö. Ja siin on juurde märgitud siis see, et Tartu Ülikooli sisekontrolli aruanne näitab, et Randjärve doktoritöö kaitsmise protsessis rikuti protseduurireeglid ja head akadeemilist tava ja tööd ümber tegema ei pidada, lubati uuesti kaitsmisele, kas töö on ära kaitsnud? No ei ole. Tähendab, see on niisugune lugu, mis tõesti ma arvan tegin ajalugu, et Tartu Ülikooli peaaegu 400 aastases ajaloos oli see esimene kord, kui kaitsmisele lubatud töö jäi kaitsmata. Ja seal, nagu sa tead, minu juhendaja oli sinu kauaaegne kolleeg, tänaseks kadunud Aadu Must, Keskerakond, mina Reformierakond, aga isamaalased olid põhiliselt seal ajalooteaduskonna. Eks seal oli ka muid võis olla asju, aga tegelikult juhtus, kui sa rääkisid protseduurikast, siis tõesti pärast tuvastati, et kohal oli 10 nõukogu liiget, kes seda hindasid ja miinimum oleks pidanud olema 12, et tegelikult ei olnud kvoorumit. Ja jagunesid siis hääled 5-5, mis tähendas seda, et jääb kaitsmata, et ei olnud niimoodi, et kusjuures nõukogu esimees oli poolt, oponendid olid poolt, aga vot seal mingit mängu mängiti ja ega mind tutvustati ka enne, kui ma üldse hakkasin tegema seda, nagu ma ettekannet tegema ja ma olin tegelikult lubatud kaitsmisele, kuna mul eelkaitsmine tehtud. Samad inimesed kõik mind kuulanud ja nad olid otsustanud, et saad kaitsmisele. Hakkas, siis mind tutvustati ja enam-vähem niimoodi Käpikukudu ja Laine Jänes või Laine Randjärv, sest et ma olin valest kõrgkoolis käinud, et Tallinna Konservatooriumi Eesti Muusikaakadeemia Tartu Ülikooli silmis oli nagu väike kärbse must. Jah, et mis mõttes, et sa tuled siin meie ajaloo teaduskonda doktorit kaitsma, sa ei ole tegelikult saanud seda ajaloo akadeemilist tausta. Ma pean ütlema, et tegelikult osaliselt oli see õige, sest ega minu selline teaduslik käsitlus oli väga emotsionaalne. Ma tegin seda nagu kultuuriuurija. Mul oli tuutur vehkingust, heliloojast ja koorijuhist ja nõukogude aegsetest laulupidudest. Laulupidude ajalugu, täna on Suurejaanis ka laulu- ja tantsupidu, nii et väga sümboolne on just täna sellest rääkida. Et ma rääkisin sellest, mis oli kulisside taga, ma istusin arhiividest palju aastat, tegelikult kirjutasin seda tööd 8 aastat ja tegin uuringuid ja ma töötasin läbi meeletult arhiivimaterjal, ma olen pildistatud arhiividokumente üle 10 000 faili ja see, mis ma sealt kõik teada sain, on kindlasti olnud ülioluline, nii et isegi mul on see formaalselt kaitsmata, aga ma selle materjali baasil andsin välja raamatu. Nii et see raamat Põhjamaa päikese kullas, minu teine raamat on tegelikult Tuudur Vetiku laul on olemas Põhjamaa päikese kullast, aga nüüd see raamatu pealkiri ei ole täpselt sama kullas
ja tegelikult räägibki siis Vetiku ka lapsepõlvest erinevatest faktidest, mis me tegelikult Aadu Mustaga, kuna temal oli see nimede teema ja päritolu teema ja arhiivi teema, arhiivinduse professorina ma sain nagu väga palju uut ja huvitavat teada ja soovitan, ma arvan, siin raamatukogus ka kuskil on, kes tahab nagu laulupidude ajaloost, et kuidas tekkisid need seltskonnad, kes juhatasid, kes olid nii-öelda omad sunftis, kuidas kellele ära tehti Vetiku saatmine nii-öelda vangi ja Siberisse, pärast see kollaboratsionistide teema, et kes tegid koostööd ja miks, meie heliloojate liidu tegevus, kirjanike liidu tegevus nõukogude aastatel, miks ja kuidas laululava sai ikkagi ehitatud ja kuidas moodustati, tehti neid laulupeo kavu, et missugused sõnad pidid olema, kellele anti ülesandeks mingi lugu kirjutada. Kes sai dirigentipulti, kes võiks rohkem lippu kanda. Lippu kanda just. Et need asjad kõik jah on seal selles raamatus, nii et see on väga huvitav uurimine ja kindlasti rikastas mu tegevust igas mõttes. Ma olin sel ajal koos 2013, kui see juhtus, ma olin Aadu Mustaga koos parlamendis ja üstusime täiesti lähestikku ja me saime väga läbi ja mäletan, Aadu Must oli väga löödud sellest tookord kuidagi asi kaitsmata ja ütles ka, et see on selgelt poliitiline, et see ei olnud kuidagi teadusega ega doktoritööga seotud. Minu meelest aine isikuga seotud. Kõige toredam lugu oli selles, et kaitsmine tavaliselt tähendab seda, et see on nagu lõpetamine. Inimesed tulevad kohale lilledega ja kingitustega. Mul oli see saal, oli rahvast täis, sest tegelikult see oli väga suur huvi ja see oli juhtus kogemata, et seda videot just sellel päeval seal ei olnud. Sest tegelikult ausalt öeldes selle video järgi oleks saanud appelleerida ja öelda, et tegelikult kõik sai räägitud, kõikidele vastustele või küsimustele sai vastatud. Ma vastasin osaliselt inglise keeles, sellepärast, et meil olid oponendid, olid välismaalased, nad olid täiesti erapooletud ja nii edasi. Ja siis istuvad seal minu vanemad lilledega, minu esimene õpetaja Valve Lepik, Kuno Areng professor, siis kõik seal istuvad, Margit Sutrop oli tookord dekaan, täna Riigikogu liige, eks ole, tead, kõik istuvad seal ja minu koorirahvas ja aplodeerivad ja kõik ja 20 minutit läheb mööda ja 25 ja pool tundi ja ikka nad veel ei tule, tagasi kõik sinna saali. 5-5 kaitsmata. Meil oli tõesti šampusel autoki kohe, väiksed snäkid olid kõrval auditooriumis. Mis siis nüüd saab? Mina küsisin, et okei, et mis ma siis nüüd tegema, mis edasi tuleb? See teadusnõukogu esimees ütles, et eks proovime siis uuesti kaitsta. Aga ütleme ausalt, et esiteks, mis on oluline, me pidasime pidu ära ei jäänud. Kõik see mees, kõik tulid, kikkisid mulle lille, ütlesid palju õnne. Mina võtsin kõik lilled vastu, viisin nad koju pärast. Siis kõik olid siis kutsutud loomulikult sööma, sest söögid oleks halvaks läinud. Ja olime seal ja mõtlesime, mis siis edasi saab. Ja siis otsustasin, et okei, et ma siis midagi seal parandan, uuendan, täpsustan. Ja esitasin uuesti ja siis tegelikult sain aru, et ega mul ei ole seda mõtet teha, sellepärast, et sealt oli mulle salakõrvs osistas, ütles Laine, kõik, mis sa teed, nad ei lase sind läbi. Et see on kuskil Kihlveo kontoris kokku lepitud, et seda Käpipuu kudujat me siin ajaloo teaduskonnast läbi ei lase. Aga see on väga kõva õppetund. Ütleme nii, et ma ei kukkunud surnult maha. Ja ma ütlesin niimoodi, et surnud jänest te nurgas ei näe. Ja viitad surnud jänese etendusele, mille nood teater tegi. Kõik, mis ei tapad ja tugevaks. Absoluutselt. Nahk läks nii paksult. Tööperioodi juurde enne poliitikasse astumist. Ma loen mõned daatumid ja ametikohad. 85 alates Eino Elleri muusikakooli õpetaja, koncertmeister, kes kohe 2 aastat pärast lõpetamist. Ei, peale Elleri lõpetamist. Ma läksin Konsi ajal, kui me olin astunud kõrgkooli, kuna ma olin pere loonud, siis ma läksin juba tööle Ellerisse, et ka mõtlesin, ma igal juhul lähen peale kooli lõpetan, kõrgkooli lõpetamist tagasi Tartusse, valmistan omale juba töökoha ette ja siis ma käisingi niimoodi, et ma käisin Tartust individuaalprogrammi järgi veel Konsis õppisin, aga tegelikult juba töötasin. Siis 6 aastat kultuuriametniku tööd
Tartu linnavalitsuses kultuuriteenistuse peaspetsialist. Ja professionaalse muusika erialal oli. 1997 Tartu õpetajate seminaris kooritöö metoodika, kooriliteratuuri ja kooridirigerimise õppejõud. No see oli sama nagu Elleris tegelikult samasugune tööõpetajate seminar. Siis vahepeal Muusikaakadeemia Tartu filiaali asutaja ja esimene juhataja. 97. Ja siis 98-2002 Vanemuise kontserdimaa esimene direktor. Ja ilmselt siis sealt siin selle ameti koha pealt juba märgati, et miks võiks poliitikusse kiisu. Jah, vastab tõele, et eks seal sai ka Tartu linnaga päris palju koostööd teha. 98, mida Aivar Mäe kutsus. Sealt see hea suhe ka Mäega. Mäega meil vanasti juba 83, tema õppis juba Konsis ja mina ka, nii et tegelikult ma tutvusin Aivar Mäega 83 ja sel ajal, kui ma olin see suurepärane muusikaspetsialist seal linnavalitsuses, siis Aivar Mäe oma Arsise kellade ja koori ja selle kontserte korraldades Tartus pöördus alati ka nagu minu poole, ta vaatas, et näed, suudab kontserte korraldada. Ja siis kutsus mind ja mina ütlesin ei, et naisterahvas ei saa olla direktor, et võtta, et pane otsi mõni mees. Mille peal tema ütles, väga huvitav, ei, ma ei vaja siin endal mingit meesterahvast direktorit, mul on vaja Maia perenaist. Ütles alus öeldis, sihitis niimoodi ära konkreetselt, ja ma siis ikkagi nõustusin, ikka kihk oli, et selline proovida neid uusi asju ja tegelikult see alustamine oli väga põnev. Kogu aeg oli ju vingutud Tartus, et see kontserdisaal on tolmune, higine, raske, viib ainult kommunaalkulud on suured ja kõik niimoodi. Ja Aivar tegelikult tuli oma vingete mõtetega, just oli Estonias ju tehtud kõik need lükatavad toolid ja kõik see saali remont ja et teeme Tartus ka ja siis sai ära võetud, eraldatud Vanemuise teatri küljest see kontserdisaal. See siis hakkas kuuluma siis Eesti kontserdi alla ja meil nagu esimene regionaalne kontserdimaja, mis tegelikult rajas teed pärast järgmistel, järgmine oli ju Pärnu ehitati täiesti Jõhvi ja tegelikult ta natuke ka Paides ju tegutses, eks ju. Ja ütleme, et üks hästi oluline osa oli Veterburiani kirik, mis ka oli Eesti kontserti bilansis, tänaseks on need asjad seal kõik sassis, aga see ehitamine oli ka keeruline tänu selle Vene seaduste ja meie seaduste mitte ühilduvusele ja et seal, Aivar selles mõttes täielik hiromant, et mina kiidan temaga koostööd, olen temalt väga palju õppinud ja ütlen täiesti avalikult välja, et minu meelest talle tehti ikkagi siin mõned aastad tagasi väga kõvasti liiga, aga ta on ka siuke püstitõus ja vaata, et oluline ei ole mitte see, mitu kord sa kukud, et mitu kord sa püsti tõused. Et ja viimane kord võiks olla see püstitõusmise kord, mitte mahajäämise kord. Nii et ta on ka tegelikult ennast nagu uuesti üles töötanud. Ta on mulle ka suur eeskuju. Sellest samast liiga tegemist, millega ma nõus olen sinu pealt, et liiga võitis meie kõrvaltval Põhja-Pärnumaaga kõvasti. Aivar tuli siia vallavanemaks. Väga kihti Lüüdigi saali siin ehitanud ja väga äge muusikafestivali ja kontsert seal korraldanud üle-eelmine aasta. Vaata, kus on Aivaril kirg, tema tahab ehitada kogu. Nüüd on Vanemuises jälle ehitada. Aga nii, Andres. Ma täpsustan seda fakti praegu, seda lõpupoole, aga siiski Vanemuine oli ennem, Vanemuine see tehtud ennem kui Estonia kontserdisaal. Vanemuine oli juba siis tehtud. Ma olin Aivarga koos 99 aastal, olime Nürnbergis ajasime Joonase ja nende Iobi lähetamise asju. Selge päev, juunikuuses oli see, siis ta sõitis tagasi kähku, et lagiga valla kukkuma, nii et sellest on mul esimene oli see, kui ma olin käsi okei. Ja Võib-olla selle järgi hakkas kõik muud olema, aga Vanemuine oli esimene. No võib-olla, siis see au oli veel seda suurem, mul oli kuidagi teismid mees, aga ütleme nii, et tahet ei ole, see arhiivist vaatab järgi. Jah, nagu korra mainisid, siis ilmselt selle Vanemuise kontserdi direktorina siin märgati ka linnavalitsuses. Ansip märkas ilmselt ja mul käis seal igast Posilas ja osalt mul käis mingi 6 tegelast ukse taga, kes kõik tahtsid 2002 sügisel valimised ja Res Publica tookord ju loodi ja tegi oma sealt esimest defileed ja kõik saatsin minema ja siis ühe korra tuli minu juurde ilukirurg Peep Pree. Ma suurepärase kaabuga, astus uksest sisse ja teatas, et tema on Ansipi saadik. Nii. Ja siis Ansip oli siis linnapea. Linnapea, jah.
ja Ansip ei hakanud ise kohe tulema ilmselt sorti. Ja no ta ei teadnud ju ka, kuidas moodi, mis saab. Mina tegelikult ütlesin ära ikkagi alguses. Ja siis Peepel istus ja rääkis niimoodi, et no maksimaalselt 2 nädalat on sul aega mõelda, et ega sulle uut pakkumist hiljem ei tehta. Ja siis ma mõtlesin seda, et hästi ebakindel tundus mulle see, sest vaata, mul oli töökoht, mul oli leping ja nüüd sa see valimistele kuskile, et kas ikka saad üldse valitud ja mis kõik ja aga kuidagi siis mäletan Astokiga rääkisin, Hannes Astok oli tookord abilinnapea kultuurivaldkonnas, ta oli hästi palju aidanud seda kontserdimaja teha ja siis küsisin, et kui mulle pakutakse seda abilinnapea kohta, mis on kultuuri- ja hariduse valdkond, mis siis sinust saab? Nagu ma mõtlesin, et ma teda ei taha nagu eest ära lüüa. Temal oli juba uued plaanid. Tema tahtis minna majanduse peale. Tal oli siis kultuurist ja haridusest juba kõrinud, ta oli seal 7 aastat olnud. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, kui ma kellelgi nagu liiga ei tee ja mingid siuksed mõtted olid, et noh, hää küll proovi. Aga Aivar tookord vihastas täiega, et kui ma poliitikasse lähen, et siis tagasi teed nagu Eesti kontserti või et siia, et kui sa ei saa või midagi. Et selles mõttes olid ikka riskid, siis ta ütles, et mul võeti nagu käsi lõigati küljest ära. Noh, selles mõttes oli mulle tunnustus, aga eks hirm oli ka natuke. Ja siis saigi 2002 valimiste võitis Tartus Reformierakonna võikka Tartus, siis ja just läbi linnapea, just oli hariduskultuuri valdkonnas. Just. Ja siis 2004 kutsus Juhan Parts Ansipi koalitsioon Tallinnas ja Ansip läks majandusministriks. Ja sinust sai Ansip asemel linnapea. Oli jah, et Ansip oli tegelikult mind määranud juba seal see asendamise kord, et küllaltki varakult. Ta oli nagu siukene järglast ettevalmistaja, et ta määras mind oma asendajaks. Et tegelikult kui ka Ansip oli linnapea ja kui teda ei olnud, näiteks tuli ära kuskil, linnavalitsuse istungit ja siis ma varjutasin ja pidasin siis tema asemel, mäletan õudselt kabistin, et kui ma need allkirjad sinna panen, tohutu vastutus tegelikult, kõik need otsused, mis seal detailplaneeringud ja igast jamad, eks mul oli ka kunagi jama ju linnapeana seoses selle tigutorniga, eks algatati kriminaalasi ja et 7 meetrit oli liiga palju seda tigutorni, seda tigu sinna üles ehitatud ja noh, nii et kuidagi ikkagi oli tõesti tollel konkreetsel istungil mina seda allkirja ei pannud ka, nii et lõpuks see kriminaalkoosseisu puudumise tõttu lõpetati kriminaalasi ära. Aga noh, ütleme, et on igasuguseid asju pidanud üle elama, jah, et... Linnapea olid selline 3 aastat, circa 3 aastat. Ma olin jah 2004 kuni 2007. Just, ja siis jälle Ansip sai siis peaministriks valimiste järel ja kutsus sind juba Tartust ära siis, nii nagu ta oli Tartusse kutsunud, linnavalitsus kutsus kaasa valitsuse kultuuriministriks. No ta ütles tegelikult niimoodi, et ega ta võib-olla väga ei oleks tahtnud mind kutsuda. Ta oli hästi aus, et aga mõtleks, et sa said nii palju ääli, et ma ei saa sind kutsumata jätta. Ma vaatasin jah, et oli valimistulemusi ka. Sa olid üle Eesti 3. valimistulemus. Kõige rohkem see ääli Ansip, siis oli Savisaar ja siis oli Laine Jänes. Et see on väga suur tunnustus, üle 9000 ääle. 303 väga ilus. Tartus saada, see on väga suur tunnustus ja väga kõva sõna. Jah, aga ütleme nii, see oli ka ainuke selline tipphetk, et kõik ülejäänud korrad olid suur kukkumine. Sellest 9000-st väga ülespoole minna on keeruline. Järgmine kord tartlased olid väga solvunud mu peale, kui ma 2009 kandideerisin Tallinnas, Põhja-Tallinnas. Siis kutsuti mind nii-öelda erakonna poolt appi kohalikel valimistel. Kõik said aru, et ma ei lähe ministrist, ma ei lähe sinna Tallinna linnavalitsusse, aga ma andsin oma nõusoleku ja siis, kui järgmine kord oli 2011 olid valimised Riigikokku ja ma olin Tartus, siis tartlane pani mind paika, siis mul oli 7000 häält vähem. Karistas ära, jah. Minister olid see 4 aastat. Ja 1 nädal. Kui arvestada praeguste ministrite ametsoleku aega, siis on terve igavik. On dinosaurus. 4 aastat on ikka täitsa uskumatult palju, et mis võimaldust olla nii kaua üks minister, kas see oli nagu meeskonnamäng või mida ma ise eeldan, et mulle tundus Ansip peaministrina väga omade kaitsja. Et isegi kui mõni skandaal tuli, seda kaitses nii oma erakonna ministrid kui oma valitsuspartnerite ministrid, mida täna minu meelest ei ole. Täna antakse nagu hoopis hagu alla, et omade poolt ka, et skandaaliga võimenduks ja peakski vahetama. Kirjutatakse. Kirjutatakse any publicity is publicity, et noh, tegelikult Ansip oli väga hea meeskonna juht.
ta oli ka väga hea kommunikeerija, et noh, me olime masu ajal tegelikult, see oli masu aja valitsus ja ma arvan, et meie suur pluss oli see, et ega keegi ei tahtnud meie asemele tulla, et meil oli lihtsalt niivõrd raske oli valitseda, et igaüks mõtles, et kui kultuuriminister, kes peab kärpima 30% eelarvest ja on absoluutselt ebapopulaarne seetõttu oma nii-öelda valdkonna hulgas, et no kes see tahab asemele tulla, sa tahad ikka tulla raha jagada, siin olla... Postidel pärast oli neid tahtnud, kes seda... No ei, no meil oli omade hulgas ka neid, kes tahtsid kultuuriministri ametit, kes ka pärast said pärast mind ministri. Ma ütlesin, et nii palju muga õiendad, et tule ise ministriks ja tuligi pärast mind. Et ma nimesid nimetama. aga jah, meil oli selles, mul oli muidugi palju probleeme, kõik see surnud jänesetendus oli, tegelikult kui sa siis, meil oli see käibemaksu tõus, piletite hind, see tulenes, ei olnud, see oli täiesti permanentne, sellepärast, et see tulenes kohtu otsusest, kus Anne Veesaar oli Vanalinna stuudioga, nad olid andnud kohtusse, et miks pärast osadel riigiasutustel on seal 5%, aga meil siin 18 ja siis see ühtlustati ära ja see tuli ka minu kaela, et noh, et tõusis käibemaks, järelikult tõusevad hinnad. Siis noh, kõik need skandaalid, mis seal olid järje panna, et ega seal uue kaubi vahet ei olnud. Mul helistas ka kadunud Edgar Savisaar ja küsis, et Laine, et siin on umbusaldamine on siin, mis me teeme. Ja mina muidugi nii loll, et ütlesin, et ärge ikka tulge kaasa ja niimoodi nagu püüdsin, tegin seal nunnu nägu, aga oleks pidanud laskma selle umbusaldamise teha, sest noh, koalitsioon oli tegelikult tugev. Midagi rohkem ei liida, kui õppa umbusaldamine. Ja kui umbusaldamine on ära, siis tegelikult jäetakse sind rahule. Siis sa võid edasi tegutseda ükskõik mis teemadel. Et see on niisugune kokkulepe, et siis 100 päeva on ju kõik nii. Aga mina nunnu jänkud ja te julged ja siis ei lasnudki ja siis ta ütles, okei, me siis ei umbusaldus mulle telefonis ja tegelikult siis käis see kamm edasi, et mind ei umbusaldatud, aga ütleme see jama ja see kerimine, see kõik ei käis edasi, nii et tegelikult oleks pidanud laskma umbusaldada, oli loll. Jah, läbi kuni oleks teema maha saanud, aga ministrid üldiselt vahetuvadki kahel viisil, kas siis astuvad tagasi mõne skandaaliga või siis valimistega vahetuvad ministrid. Sinu õnnestus valimistega vahetuda, mitte läbi skandaali, kuigi skandaali ka mõned olid. Ma isegi püüdsin, et ma kuskilt ei otsi, vaid ise püüdsin meenutada, mis mul meelde tuli seoses. Nii, ja mis sul tuli meelde? 3 asja. Nii. Oleme sinu ühest rääkinud ka. Üks oli see Erso ja Järvi skandaal, mis 2010. See oli kõige viimane. Siis see, kuidas kõik lehed kirjutasid, kuidas minister trügis dirigendipulti laulupeol. 2009. See oli mida, mis mulle meenus, millest püüti skandaali kerida. Ja siis kolmas, mis mul meelde tuli, sama Aivar Mäega seotud. Kus Aivar Mäe olla Riigikontrolli arvates kõvasti raha raisanud, 2011 oli see. Sina läksid Mäed kaitsma ja said selle eest oma ketoga kätte Jaani kiriku seotud just. Mul rohkem oli meenud. No siis läks kasti, ise olid asjade juures kogu aeg ja nii vähe on meeles. Väga tore. Midagi sellist, mis kohe suureks puhuti ja mis... Aga seda laulupeo asja ma tahaks kommenteerida. Sa või kõik need 3 kommenteerida. Et laulupeoga 2009 oli tõesti nii, et ma olin minister ja selline, kui te nüüd lähete ka laulupeole, mis on varsti tulekul, siis te näete, et alustab laulupidu president, üldlaulupidu ja lõpetab, kui on suur laulupidu, kultuuriminister. Alati on see niimoodi olnud, seal on Signe Kivi käinud, seal on Paet käinud, ühesõnaga kõik on nii. Kui on noortepidu, alustab president, on Ilvest ja mäletad, tegi selfid seal, üks esimesi selfisid seal tegi koos selle terve pundiga ja lõpetab haridusminister, sellepärast, et noortepeod on haridusministeeriumi. Ja alati on mõni minister teinud midagi huvitav, Signe Kivi seal laulis seal midagi, kuidas lõpus ja kes mida on teinud ja tollel aastal 2009 oli Eesti lipu aasta ja tegelikult otsustati ära, mitte mina ei otsustatud üksinda, vaid see kõik oli otsustatud, et mina räägin Eesti lipust, ma räägin Eesti maakondadest, keeled, kus nad tulevad Anti Marguste laulu peale
oli mul veel see kõne üles ehitatud ja siis pidingi juhatama Eesti lippu, sest see oli nagu üldse Eesti lipu nagu kavas ei olnud, aga et Eesti lipu aasta ja minister räägib kõne ja juhatab ja proovis, kõik sai läbi tehtud, kõik rahvas, kes olid proovis, kõik teadsid, selle kuulutas välja Ants Sootsal, kes oli tookord kunstiline juht, et see kõik toimub ja sellest kistis siuke skandaal üles, et dirigendi pulti, nagu ma oleks, keegi pärast ütles, et oleks Savisaar läinud pulti ja juhatanud, et siis oleks imelik olnud, aga et koorijuht läks. Meil Kuno Areng professor küsis, et mis see probleem on, et sa andsid valesti hääle või? Et tegelikult probleemi ei olnud ja sellest tehti probleeme, sest räägiti terve suvi, aga see ei olnud ainuke kord. Enne seda on juhtunud ka Tartus, näiteks ma mäletan Kadri Leppoja Miina Härma gümnaasiumi õpetaja ja dirigent kutsus mind juhatama mingisugust, ma olin ka minister siis või olin ma linnapea vist. Oma kooli kontserdile lõpulugu on ju, viimast lugu ja pärast ka kirjutas Tartu Postimees, et Laine Jänes haaras dirigendi kepi päris dirigendi käest ja trükis ise juhatama. Et ma ei tea, miks pärast nagu arvatakse, et kui sind kutsutakse, sa oled dirigent, inimesed võiksid uhked olla, et kultuuriminister oskab koori juhatada. Ei, selle asemel tehti maatasa. Nii et ütleme, aga see käis nagu polga sisse. Aga Elso järgi, kas see oli põhjus, miks Ansip siin järgmisse valitsusse langi vastu välja vahetada? Ei olnud. Tähendab, tegelikult meil tekkisid sellised võib-olla pinged, langiga tekkisid pinged juba natuke varem ja erineva sellise kultuuri kinnisvara teemad, vaata see riigi kinnisvara aktsiaselts ja kõik mina olin selle vastu, et teatrid sinna alla lähevad, sest et see oli minu jaoks raha raiskamine ja seal tekkisid meil sellised pinged, nii et seal oli see koht, kus ma ütlesin, et mine ise ja tema justiitsministrina oli juba kaua olnud ja ka juba justiitsasutused kõik juba sinna riigi kinnisvara alla juba orgunnid ja tahtis minna järgmise valdkonna juurde ka. Aga ta väga kultuurne inimene, tegelikult ju külastab kõiki teatreid ja väga, siiamaani ta on, just kõik kuhu sa lähed, lang vaatab, seal on esietendusel, et selles mõttes ega tema kultuuri osas väga kompetentne, et midagi ma selle kohta ei ütle, aga et meil jah, niisugused väiksed kollegiaalsed õõrdumised olid. Aga see ERSO teema oli seotud rahadega, et ikkagi see ei olnud Järvi probleem. Järvi kuidagi, alati sellised kuulsad kujud jäävad nii-öelda lõpuks kõik, et mis seal oli, et Järvi oli asjaga. Aga seal oli tegelikult juhtimise küsimus ja seal oli suur hulk raha nagu saneerimise käigus selgus topelt makstud ja nii edasi ja siis tuli välja pressimised, et andke meile raha, muidu meil pole Järvile maksta. Aga ERSO oli selline lugupeetud, et minna ERSO vastu, minna teeme Järvi vastus, et teile nagu rahvuskuritegu. See oli rahvuskuritegu, pärast oli vaatasin kõiksugused pealkirjad olid küll selline, et Jänes on kultuuri kurjategija ja mis ma rahvavaenlane ja eks nii on, aga ma arvan, et sealt suust on tulnud ju pahandamisi igasugust asja, küll ei ehitata teatrit, küll ei ehitata kontsertimaja, küll ei ehitata seda ega toda, et tegelikult ütleme nii suured kultuuriinimesed ongi sõnakad ja oma arvamus on nendel, aga tihti lugu nad ei jaga ära seda finantsvõimast või reaalset olukorda. Ma võin väga tahta kõike ehitada, aga kust ma võtan seina seest raha, et kust ma selle raha võtan. Korra mainisid, et Lang on kultuurne inimene ja valdkonda tunneb seda valdkonda ja sina rääkimata kõik see haridustee ja muusikuga seotud ja murest tõmmata näiteks Joon esimese lõunatunniga seoses, kus Allik rääkis Eesti poliitikast ja tema ütles, et üks põhiprobleem on see, et ministrid ei tunne oma valdkonda. Eeldatakse, et kui inimene on hea administraator, hea poliitik, et siis ta võib ükskõik missugust valdkonda juhti, tõi mõned näited tamarkantsel, ma ei hakka ülesid kordama. Aga mis arvusel sina oled, et kas minister peaks oma valdkonda tundma või piisabki, et ta on tubli parteilane, oskab hästi korraldada, juhtida või tuleb ikka kasuks see, et sa natukene tead midagi muusikast või kultuurist ka? Ühelt poolt tuleb kasuks, aga näiteks kultuuriministeeriumi all on 14 erinevat valdkonda. Et muusika on ainult üks väga kitsas ja teine on rahvakultuur, et näiteks minu meelest mõned proffmuusikud pidasid mind samamoodi käbikuu kudujaks või rahvakultuur, et koorijuht ei ole nagu professionaalne muusika.
ja seal olid ka pinged, ega seal on teater, kino, kellel olid omavahel pinged, film, kinofilm on ja siis kirjandus, raamatukogud, meedia, autorikaitse, tol ajal olid need kõik veel Kultuuriministeeriumi all, nad ei olnud justiitsi all. Et see oli niivõrd palju sport tundis ennast üldse üksinda ja siis väga paljud kultuuriinimesed olid nagu pahased, et ma tegin spordi asekantsleri ametikoha, et sport, et mis kultuur see siis on. Samal ajal sportlased pidasid seda minu teguviisi väga toredaks, nii et sa ei saa olla kõigile meele järgi. Aga mind koorijuhina tegelikult võib-olla osad valdkonnad üldse ei hinnanud, teatriseltskond näiteks ja arvas rohselt, et ma ei tea kottigi sellest ja et ma ei ole õige inimene, et Allik näiteks jällegi oli teatriinimene, teatrirahvast teda väga armastas. Valmar võiks meedia inimene olla. Signe Kivi kunst, eks ole, et tegelikult sa pead seal laveerima, et võib-olla ei olegi hea, kui sa oled näiteks poet, kes oli tegelikult lõpetanud hoopis politoloogia ajakirjanduse Tartu Ülikoolis, oli väga armastatud kultuuriminister, et ta kuidagi oskas, see suhtlemisoskus on see, muidugi see valdkonda nagu armastama. Et näiteks kui mulle nagu oleks keegi pakkunud sotsiaalministri kohta, ma kindlasti oleks läinud, ehkki see tundub nagu humanitaarvaldkond, et see on nii spetsiifiline. Ka haridusse mitte, jah, et ma pigem arvan, aga ütleme, lihtsalt mõtled, et okei, ma olen õpetaja, näiteks ma olen ka elukutselt õpetaja, mul on õpetaja kutse, et kas ma saan haridusministeeriumis hakkama, et seal peab olema veel väga palju oskusi, sest eelarvest on enam-vähem 53% läheb kõik haridusse ja kõik need pinged, mis seal on ja asjaajamised, nii et tead, see on nii jana ja see väga palju sõltub ka tegelikult peaministrist, sest mõne peaministri puhul on ülioluline olla valdkonna spetsialist, kui peaminister näiteks ei ole ja ei jaga matsu. Ja teise peaministri puhul, kes on lihtsalt elu kogenud ja oskab neid protsesse, seal võib olla on teistmoodi. See väga palju on ikkagi iga valitsus omaette meeskond ja sellest sõltub tervest kooslusest, kuidas need asjad lähevad. Valitseme korra veel poliitika teemal. Minu meelest oli see, kui sina olid kaasad tegevpoliitikas, oli see, et poliitikas on äge aeg liidrite mõttes ka, et parteiliidrid, Laar, Ansip, Savisaar, et ma ei pruukinud nende seisukohtadega nõus olla tihti peale, aga nad olid karismaatilised, olid liidrid ja poliitika oli minu meelest nagu huvitav. Et vabandust, aga minu meelest täna Michal, Reinsalu, Läänemets, keegi nagu ei küünd sellel tasemel, nagu need liidrid tollal olid. Kas see on ka päriselt nii või tundub sellepärast sellised, mis oli selle sees ja praegu tundub kõik nagu teistmoodi halvem, kui me oleme väljapool? Kuule, juba vanad roomlased ütlesid, et noorsugu on hukas, eks ole, aga pärast seda roomlaste värki on päris mitu põlvkonda ikkagi igast maailma asjadega hakkama saanud. Et võib olla nii, et mingis eas sulle tundub lihtsalt, et noored lihtsalt mõtlevadki teistmoodi ja võib-olla see on nüüd see aeg. Tegelikult mina nostalgitseksin ka mitte ainult selle 2000-ndate alguse peale, vaid 90-ndate alguse peale, et kui meil toimus see taasiseseisvumine ja kui ma mõtlen nende inimeste peale, Kaio Kiisk, eks ole, kes seal kõik olid, Tiit Maate, Nugis ise, nagu ka vastuolulised isiksused, aga huvitavad ja kui avaralt mõtlejad või näiteks kõik see meie põhiseaduse loomine, et ma mõtlen, et kui praegu seltskond peaks nagu põhiseadust hakkama tegema, et see on jumala tall. Et just, et see oli nagu fantastiline Siiri Oviir, eks tegelikult hästi põnevad naised, Valve Kirsipuu, et tegelikult siuke plejaad 90-ndate aastate alguses, et ka 2000-ndate alguses ma ütleks, et me olime juba nagu mandunud, aga kuidagi võib-olla ka see võrdlus ja see need otsustused, mis tuli teha või et kas siis nüüd tõesti on peenhäälestus ja kõik asjad on valmis, et nagu mingid asjad minu meelest jäid meie valitsemise ajal ka kukkusid täiesti maha nagu seesama riigikaitse, et me liiga vähe sellega tegelesime, peaaegu üldse ei tegelenud, kogu aeg jäeti mulje, et kõik on okei. NATO kogu aeg. Et saime NATO-sse, see oli küll super muidugi, ma pean ütlema, Kristiina Ojuland oli tegelikult tol hetkel välisminister
kelle tegevust ta ise pärast ennast degradeeris, aga et tema tegevust ka liiga vähe hinnatakse. Siim Kallas muuseas on öelnud, et ta oli tema valitsuses, eks ole, välisminister ja et Kristiina on ülitubli tööd teinud rahvusvahelisel tasandil, et kui 2000-ndate alguses olid enamasti nagu mehed olid kõikides riikides ja siis tuli kaunis blond, hästi riietunud välisminister Eestist ja tegelikult uksed avanesid. Et ma arvan, et ta oli väga hea suhtleja, see oli oluline hetk. Nii et tema ajal 2004 2 asja, nii NATO kui Euroopa Liit ja täna on seda raske üle hinnata, eks ole. Ja siis veel kiiresti poliitika enne mõtlest lahkumist 2011-2015 Riigikogu aseesimees Energma juhatuses. Ratas oli teine aseesimees, juhatus oli teine. 2015-2019 Riigikogu liige. Ja siis mingil põhjusel, kas sul hakkas parlamendis lihtliikmene igav, läksid sa Viimsi vallavanemaks? Ei, no enne ma läksin veel Eesti Kontsertisse. Ma tahtsin, kus ma ei saanud. Kus sa päeval tööd teha ei saanud? Ma olin seal 2000, ma tundsin tegelikult siis, kui me kukkusime opositsiooni. Vaata, Jüri Ratas võttis valitsuse, sina kaasanud. Võtsite valitsuse valitsemise üle ja ütleme nii, et poliitikas on huvitav ja hea olla ikkagi siis, kui sa oled koalitsioonis ja selles mõttes ma mõtlen, et Keskerakonna 17 aastat opositsioonis oli ikkagi vägitegu, et lihtsalt seal vastu pidada, kes seal suutsid, Kadri Simson ajas seal ägedat seda asja Riigikogus ja nii edasi, et tagantjärgi ma täiesti tunnustan. Et minul 2016 sügisel kukkusime opositsiooni ja aasta hiljem oli mul juba väga igav. Ja ma hakkasin otsima ja siis kuulsin, et Eesti Kontsert 2018 hakkab otsima endale uut juhti, siis mul vaatasin, see on minu, ütleme nii, ja valiti ju mind ka ära 5-0 on ju. Aga ei sõlmitud lepingu tunnustada. Enne, tegelikult oli jällegi protseduuriline asi. Seda öeldi, et nõukogu tegelikult oleks pidanud ikkagi, kui nad valivad su välja, lepingu tingimused läbi rääkima, aga siis 2 kuud venitati ja pärast me saime teada küll, miks seda ma hakkasin arutama, et ma ei saanud ja ma tundsin juba, et ma tahan ära tegelikult sest suurest poliitikast, et eks on olnud ka. Ja siis tuli see Viimsi pakkumine, kuna Siim Kallas pidi tulema Riigikokku, tahtis kandideerida ja Viimsi vallavanem, kui minule Viimsi väga meeldis, ilus koht. Aga sa ei elanud seal mingit seost? Mul ei olnud mingit muud seost, kui mul lihtsalt meeldis. Ja Reformierakond juhtis valda? Valda, jah. Ja siis ma sinna läksin, kõrvetsin kõik oma kõrvad ja sarved ja kõik asjad ära ja näpud ja... Aga vist kõige rohkem omade poolt kõrvetleti? Nii on jah, et tegelikult ega koalitsioonis olles saab sulle liiga teha suures plaanis poliitiliselt. Ükskõik, kus sa oled, ainult oma inimene. Sest kui sind ei kaitsta mingite otsuste peale või sulle keeratakse käru või hääletatakse, keeratakse sulle midagi sinu kokkulepete vastu, siis seda saavad teha oma. Sest tavaliselt on koalitsioonis alati vähemalt üks inimene rohkem, kui on opositsiooni inimesi. Nii et opositsioon võib tahta sulle liiga teha, aga kui enda oma tappi ei tule, siis nad tegelikult sulle ligi ei saa. Nii et siin on see õppetund, et hoia jumal mind sõprade eest, et vaenlaste eest oskan ma ennast ise hoida. Ja sealt ka sai vastu mitte ennast umbusaldada, kasvud tagasi? Kasvud tagasi, jah. Kui ma teada sain, et selline intriig seal üleval on, siis ma mõtlesin, et ega mul ei ole mõtet lasta seal ennast peksta, ega päris nii ka ei ole, et üks põsk ette ja siis teine ja niimoodi, et ma läksin ära, ma sain väga suur õppetunni. Ma läksin ära ja ma olin aasta aega töötu. Ametlikult teid saab? Ametlikult. Läksin ennast Vilja Savisaar kirjutas vahepeal, et issand, kas ma pidin ennast töötuks võtma. Ma mõtlesin, ma võtsingi ennast töötuks. Et ma õppisin väga palju selle töötu aastaga, kuidas väikese rahaga hakkama saada ja hakkasin ettevõtlusega tegelema, lõin oma, firma mul oli olemas, aga see oli nii-öelda stand-bys. Hakkasin tegelema koolitustega rohkem, tegelesin personali valikuga, läksin coachingut õppima ja täiendama, pöörasin täiesti uue lehekülje ja õppisin hästi palju uut.
ometi ma olin nagu suvel nalja visanud, et ma sain 55 too suvi. Ma mõtlesin, et vanasti läksid Vene ajal naised pensionile, et mul ka aeg pensionile minna. Pool aastat hiljem see juhtuski. Nii et jah, nüüd ma olen 60 ja kohe saan 61 ja ausalt öeldes kogu aeg olen mõelnud, et midagi peaks veel õppima minema. Näiteks mingit masinavärki, mulle meeldivad igast traktorid ja päriselt, viska üldse välja. Ma tean, et sul on praegu kodus ka traktor, aga murutraktor, millega sa sõita. Murutraktor, jaa. Ei, aga ma mõtlen, mul võiks see traktor ka olla, millega kartul panna ja maad kultiveerida ja kõik nõust asjad, jah. Olustele saab. Jaa, ma olen muideks seda vaadanud, et 6 kuuga, et millise amet see on, päris 5 aastat või 4 enam viitsi õppida. Mailis Reps õppis Olusteles mesinikust näiteks ja saaks koolireeks Mailisega Olustele. Mine tea, ühesõnaga vaata mingi toreda kursuse seal. 2020 eks siis astusid poliitikast välja ja Reformierakonnast, mida tagasi poliitikasse? Ei, ma ei tea, ütlen ausalt, et never say never, nagu öeldakse, see on nagu selge, aga vaata, kui vaadata, mis Ameerikas toimub, eks ju, inimene on 83, on ju 80, mul on veel aega mõelda ja et minna kunagi poliitikasse tagasi 20 aasta pärast. Ega see presidendi teema ei ole ka sulle võõras, sa olid kunagi lausa presidendi kandidaat? Olin 2006 olin presidendi kandidaat, ma olin jänesest Ilvest Saiber. Lõunasöögiks. Aga nüüd ütlesid siis 2020 pärast poliitikast lahkumist, sa olid natuke nii ametlikult töötaga, tegelikult sa ju tegevusetult. Et 2020 kirjastuse avasid veel uuesti? Ei, ma avasin tegelikult ikkagi oktoobris, tähendab oli niimoodi, jah, kirjastuse kvart, ütleme niimoodi aktiviseerisin selle, et mingid asjad olid nii-öelda, mingid kirjastustegevused olid mul kunagi Silje Endrega koos, tegime Seisis. Ma olen päris mitmeid raamatuid koostanud ja aidanud välja anda. Ja kui õigesti lugesin, siis ka sinu ema Marina on ju kirjastusega seotud olnud õpikuid välja. Ja no nemad andsid geodeesia õpikuid, isa kirjutas 4 õpikut, sükst paksu raamatut ja need andsid oma geoprofi kirjastusega välja, nii et jah, et siuke kirjastustegevus. Aga ma olin ikkagi töötuna, ma käisin ainult kooli, ma õppisin raamatupidamist muuseas, läksin raamatupidamiskursustele ja siis ma õppisin seda coachingut, nii et ma selle töötu aja kasutasin ära need riiklikud võimalused, kuhu ma olin panustanud oma töötu need, kuidas need maksud on, eks ju, kõik töötuskindlustusmakse, selle ma ikkagi sain tagasi. Sa ja kirjastusest ja raamatust rääkida, ise oled kirjutanud 2 raamatut. Esimene Sillad üle piiride ja teine, mida mainisid juba, et Põhjala väikese kullas. Siin on saanud traditsiooniks sel aastal lõunatunnis, et kellegi kõikide lõunatunni külalist on meie raamat pooleli. Kas sul on raamat pooleli ka? Või plaan vähemalt? Sa mõtled kirjutamise? Jah, kirjutamise mõtled, mis enda kirjutamata. Ma juba lubasin välja tead Anu Saagimi saates, et kui see on nii kõvasti levinud, et nüüd ma võin siin uuesti öelda jaa. Ma kirjutan nüüd lõpuks ikkagi sellist väikest mälestuste raamatut. Ja tegelikult oleks võinud juba eelmisel sügisel selle ka välja anda, aga tuli üks teine raamat vahele, mida enne pidime välja andma ja ma arvan, et võib-olla kuskil aasta jooksul tahaks ikkagi sellega ka jõuda, et tema raamatu kirjutamine ja võtta sul tule inspiratsiooni peale, aga mul on päris palju materjali koos ja aga raamatul on pealkiri olemas ja see on ära ka registreeritud selles, nii mul triipkood juba olemas. Et pealkiri on mida unustada. Nii et oodake väga sügavamõtteline. Ja üks amet on ju see veel 2022. aastast, oktoobrist. Sa juhid sihtasutus Sünnitusmaade fond, oled tegevjuht seal. Juhatuse liiget, väga tänuväärne organisatsioon, väga tänuväärne töö. Et korraks hoopis teisest teemast sünnib ju järjest vähem lapsi, alla 10 000 juba. Et kindlasti Sünnitusmaade fond tegeleb selle ja mõtleb selle peale, mis valesti on, mis tegema peaks. No mina kuulun sellesse seltskonda, kes ütlevad, et ega tegelikult siin midagi teha ei ole. Sa ei saa sundida ema või naist sünnitama, kui tal ikkagi ei ole seda. Et noh, nagu ega lapsed sünnivad siiski armastusest
ja ma arvan, et no sünnitusmäede fond saab aidata, et need, kes on otsustanud, et nad tahavad sünnitada, et nendel on turvaline, ehk siis me ostame elustamislaudu, erinevaid aparaate, loote jälgimisseadmeid, kogume raha, ülikeeruline on läinud pärast Ukraina sõja algust on tegelikult ka annetamine väga palju vähenenud, rikuti, seal oli probleemid ja väga palju vähenenud, hukkunud väga suures osas. Meil oli suureks abiks jõulutunnel, me saime tegelikult kõikidele Eestimaa sünnitusmäedel, mida on 12, saime elustamislauad osta, mis on kallid aparaadid ja selle raha eest, mis tookord üle 300 000 meile nagu laekus, et see läks ka kõikide nende aparaatide ostmiseks ja praegust ei ole lihtsad ajad, aga see fond kui niisugune kindlasti ei saa midagi teha selleks, et nüüd keegi hakkaks rohkem sünnitama, et kuule, Suure-Jaani festivali esimesel kontserdil Justament laulis seal Täksis ja kõik esimene launa ütles, et maa tuleb täita lastega ja see oli 90. aastate ju, mina sünnitasin oma teise lapse 90. aastal suures osas selle loosungite ja selle hurraaga, aga tegelikult ikkagi pean ütlema, et ega ta ei sündinud selle laulu pärast, et eks ta ikka sündis seetõttu, et olime noored ja armastus oli suur, nii et jah, mul on 2 last, eks ju, tütar üks saab kohe varsti 39. 2 lapselast, 14 ja 12, nemad on suusatajad, kõvad mäesuusatajad, väga uhke olen nende üle ja nii, et ühel tütrel on lapsed, teisel tütrel ei ole, ma ei saa teda sundida, et vaat igaüks valibki ühes peres ka, ühed otsustavad niimoodi, teised otsustavad teistmoodi, nii et seetõttu ma ütlen, et iga naine otsustab oma elu üle. Kui ma eile Tiiu Siimu sisse juhatasin Lõunatunni külalist, siis mõtlesime traditsioonist tavaks saamas, et vähemalt üks Lõunatunni külaline kohalik. Seekord on meil juhtunud tegelikult ju nii, et meil on 2 Lõunatunni külalist kohalikku. Sina olid ka tegelikult peaaegu juba kohalik. Kolisite ju koos on elukaaslase Mart Eerikova, kes publikus istub, kolisite mõndaga tagasi Suure-Jaani Ülial Lammusele. Miks Suure-Jaani, kas selle pealt Mart on siit vaidist pärit olnud, kas ma ei tea, kappide või saare pärast, et miks Suure-Jaani? Ei, me tegelikult tõesti, ikkagi ju arutasime ka enne, et ma ei mõelnud kohe, et nagu oli nagu 100%, et lihtsalt, et nagu oleks niisugune koht, kuhu ka tulla ja mõnusalt. Ja Mardil on siin selles mõttes juured, et ta on siin koolis käinud, põhikooli lõpetanud, käinud ka ühe gümnaasiumi või tookord siis keskkooliklassi ja on siin pärast ettevõtlusega tegelenud kõidama. Vanasti oli kõidama. Ja selles mõttes minu sümpaatia Suure-Jaani suhtes ka, et me mõlemad pidime ju tegelikult tahtma ikkagi koos tulla. Et minul on ikkagi väga oluline see, et siin on kappide. Ma olen siin haudadel käinud ammu enne, kui meil nagu need mõtted tulid, et siia tulla. Kirikus käinud, siin kontsertidel käinud ja Mart Saare ja Hüppas Saare, et Mart Saar on hästi oluline koorijuhtidele üldse tegelikult tema laulud üldse, kui sa nagu saad oma kooriga teha Mart Saare lugu, siis kõik need nüansid, näiteks Lindude laul Mart Saarel, Julius Oro sõnadele, tegelikult meil sõnad on ainult Kaari Laari kiriküüt, eks ole seal, siis see, mida me hommikulti siit, ma saan aru, miks ta kirjutas selle laulu, sest siin täpselt kõik need samad asjad kõlavad, mis ta on laulu sisse pannud. Ja teine suur unistus mul on, ma vaatasin Rammi kontsert täna õhtul, Ramm laulab Artur Kapi Pühapaik. Et see on tegelikult minu meelest meeskoori klassika, selline üks kõrgteos, kuidas sa pianissimos ja kõrges tessituuris seda kõike välja väed. Ma olen kuulnud seda Kaudo Aamuse meeskoori esituses 72. aastal. Ma olen väga suures uudishimus, kuidas Ramm seda täna laulab. Et see on ülinõudlik asi ja mul on ka meeskoor olemas. Ma tahaks tegelikult kunagi jõuda oma meeskooriga nii kaugele, et ma saaksin seda lugu juhatada samamoodi, nagu mul oli unistus Vetiku kuuga ja selle ma olen realiseerinud.
ja sel aastal suure laulupäeva kavas on meil mitmed Matsaare teosed. On, tänu meie elu näiteks ja valikooridel, kuna on ise oma, eks ole, see on erinevatest nagu nendest palju sa siin lammusel olla saad? Kumb rohkem on Mart või sina? Meil on vähem koos samal ajal, aga ei, Mart vist ikka rohkem praegu, jah, Mart ikka rohkem. Aga ma tahan nii palju kui võimalik, et ma katsun uuel hooajal oma elu sättida nii, et ma saaksin olla rohkem kui varem. Ja täna õhtu tuleb see Rammi kontserdile ka, nii et saad kuulata seda. Seda Artur Rammi pühapaiku. Nii, tunnike on natuke isegi peale juba mööda läinud, et mis plaanid sul suveks on? Ma tean, et sa oled suur reisisõber ka ja ma tean, Mardile nii mõnelegi reisid, et kuhu te sel aastal reisid? No sel aastal on väike sportlik reis, kuna Mart on ka vormelihuviline, siis on meil Budapesti Ungari reis plaanis juuli lõpus. Ja aga mis on tore, et me oleme saanud päris palju käia mööda erinevaid rock-kontserte, kuna Mart on avanud minu jaoks ka siis rockmuusika huvi. Ma ei ole nagu ise niimoodi, aga kui lugeda Mardi raamatut Melomaani memuaarid, eks ole, siis seal on teada, mis on nagu Mardi huvid ja noh, selles mõttes on tore, et need huvid on nagu liitunud. Mart käib minu koorikontsertitel ka. Ja muidugi vanasti laulis Forestalia meeskoolis, et selles mõttes on tore. Et üks reis vähemalt suveks on tulemas. Ja. Aga laulupidu on, tead, sellel aastal võtab laulupidu nii palju ära suvest, et see on juba pool suve ja siis ongi. Kui laulmisest ja laulupidust räägid, sul on 3 koori, millega sa taha tegeled? Ja mul on Tarmeko kammerkoor, mis on Tartus, mis on oma loodud koor 89. aastal. Siis saab 36 selle aasta septembris. Siis meeskoor Akadeemiline meeste lauluselts, mis tegutseb Tallinnas Tehnikakõrgkooli ruumides. Aga noh, me ei ole nagu nende koor, et me oleme ikka nagu iseseisev MTÜ ja saab sügisel 10-aastaseks ka mu oma loodud koor. Ja siis nüüd ma läksin Rodari koorile appi, kuna neil dirigent läks välismaale elama, et siis paar aastat olen siis Rodari kooriga töötanud, kellega me esinesime ka Suurejani kultuurina. Nii et jah, sellist erinevad koorid. Nii, mina tänan läinud selle vestluse eest. Kui publikul on küsimusi, siis see on see koht, et saab meie vestlust arendada samamoodi, et mõne küsimusega. Kui teil on küsimusi Lainele, siis eelnevalt kohvi juues Lainega rääkisime, et kas on mõni teema, mida muutuda ei tohi, Lainest ei ole. Seal on üks küsimus. Mul on küsimust üle, ma pean kas tänama, et teie kultuuriministeris ju valmis Viljandi staadion. Vastutajale. Mis on väga üle staadion, kahjuks ei ole see kergejõustiku, aga ma nüüd ühe küsimus ikkagi küsiks, et rääkisite ennem, et noh, muusika ja nii ja naa, et mis mõelda sinna vette, mis see juurde rääkisite? Võimlemisliidu president. Ei, ma olin tegelikult Võimlemisliidu president, küll sinna mind kutsuti, see oli ka väga selline huvitav tunne, läksin sinna, kujutad ette, kõik on ilusad siredad inimesed seal võimlemises ja ma pidin pildi peal kohe esimene asi, pilt tehti presidendiks valiti, ma mäletan seda emotsiooni, tõmbasin kõhu siis. Aga vehklemisse ma läksin niimoodi, et küll lapsena. Ma käisin Rein Kamarise juures, Tartus legendaarne vehklemistreener ja kuna minu ema oli lapsepõlves teinud vehklemist, siis noh, tookord oli niimoodi, et ikkagi vanemad suunasid, eks ole, ma olin päris, õppisin Tartu spordikoolis ja see oli mul väga kõva niisugune tervise ja kehalise arengu aeg, sellepärast, et me mitte ainult ei vehelnud, mitte me ainult see reaktsioonikiirus, vaid kõik see üldfüüsiline, need pikamaa jooksud ja mäletan, kui ma sel ajal, kui ma seda sporti või seal trennis käisin, siis ma jooksin 500 meetrit koolis lapsena nii, et järgmised vaatasin selja taha 100 meetrit tagapoole, et noh, niivõrd tugeva sellise trenni andis. Aga noh, siis meil tuligi see Alžeeriasse sõit ja siis tegelikult mul jäid need trennid pooleli ja tagasi tulles, ütleme ausalt, minu kehaline võimekus kodus ühte heaste kohta. Nii, Margus. Tähendab, et seoses selle kärpiku puudujääma, et kas see on pehmetes ja karvastes on siis alapool?
Muideks Pehmetes ja karvastes on ju 2 tegelast, üks on jänes, nii karvane, ja siis teine oli Laine jänes, eks ju on täiesti minu näoga siukene õudne kujus. Ja mina alguses, kui seda mind ennast seal ei olnud, püüdsin ennast identifitseerida selle armsa karvase jänesega, kes seal pastik, kõik asja peale. Ja siis pärast kujutad ette, tuleb su päris Laine sinna. See jänes ei olnud mina, vaid hoopis mingi loll kultuuriminister Laine jänes saabus sinna. Ja ma isegi see Piret Kalda, kes minu häält seal nagu tegi, ütlesin, mis see siukest lolli juttu ajad, et midagi ei ole teha stsenaariumis on kirjas. Et jah, ja ma käisin muideks kunagi seal ERR-is mingi intervjuu tehti just koos nende tegelastega, need olid kastidest. Mitu kriitikteid tegelased koos, eks ole. Koos, ja seal oli niimoodi, et siis sel hetkel, kui mina tulin, siis olid kastidesse pandud Juhan Parts, Kristiina Ojuland, ma mäletan, kes seal veel olid, ja siis ma mõtlesin, ja mind tabab ka see saatus, mis ka juhtus. Tähendab, tegelikult poliitikas ongi nii, et mingil hetkel sa oled laineharjal, järgmisel hetkel oled sa mutta tambitud ja oled kastis, pannakse sind ära lattu või nagu seal Päts ja kes olid sinna keldrisse pandud, eks ole. Et aga samas, mind on laulu sisse pandud. See on juba kõva sõna ja ütleme etendus, surnud jänese etendus, eks ole, seal täiesti mind tsiteeritud ja seda etendust mängiti mingi 400 korda, ma ise käisin 2 korda vaatamas. Pidid pileti vastu või said muidu? Ei, ühe korra ma ostsin pileti siis, kui oli Eestis etendus, aga siis nad võtsid mind kaasa, Peterburis toimus Baltiski Dom, selline teatrifestival. Sinna võeti mind kaasa, ma läksin, juhatasin selle etenduse sisse. Et vaata kõike, mida sa pead tegema. Aga toredas mõttes on mind laulu sisse pandud kihelkonna, mille üle ma väga tänulik ja seal ma seisin sellest pühakodade programm oli ka ja kas te olete kihelkonnal käinud Saaremaal on see kiriku kõrval, sinna ülesse mäe peal on tehtud üks tornike, kus on kellatorn. Et vanasti ehitati kellatornid eraldi ja pärast on tegelikult kirikule ehitatud see peal. Ja selliseid kellatorne on Euroopas ainult 3 säilinud. Ja see oli korrast ära, seal ei olnud kellaga midagi. Minu kirg oli või tookasse pühakodade programmist raha ju ei olnud, tegelikult rahad võeti kõik ära, aga iga maakond midagi ikkagi sai. Ja see ei olnud liiga kallis, see on nagu terve kiriku taastamine, et me saime Juhan Kilumets, muuseas selle Kilumetsa isa, kes televiisoris, tema seda restaureeris ja koostöös selle kiriku õpetajaga, kes seal oli, sai ja kuidas nad ei tahtnud algus seda restaureerida, vanem seda kella, lapsed tulevad, rikuvad ära, lõhuvad ära, aga ikkagi me tegime selle ära ja nüüd nad on uhked, see kell lööb seal kell 12, kell 3, kell 6, kell 9 ja kõik on rõõmsad ja siis, kui see avamine oli, siis kohalikud laulumemmed esitasid ju laulu, mul on see noot ka alles, nad andsid selle lõpuks mulle, seal on selline ja meil on minister Laine taada, miks on regilaul tehtud, eks ole, ja tänasid mind läbi selle laulu, et see on mu nagu kultuuriministri aastal 2009, 29. september. 2009, september 9, 29. Et see oli see päev, kui see avamine seal toimus ja ma arvan, see on nagu minu ministri ja kõige toredam. Sellega kõlbab lõpetada. Just. Andres tahab küsida. Küsimus, kui see on seisukoht, ma olen seal tükk aega olnud nagu mõelnud selle loo peale, et lugu puudutab neid e-valimisi. Ja minu jaoks on sellist niisugune, mitte see, et ma ei väga selle vastanud, aga ei, mul vaatas seda lugu teise kandi pealt, et see on üks punkt, mis võimaldab nagu oma väärikust näidata ja seda just selle riigi ees, et sa tuled ühel päeval 4 aastaga kord kodud välja, vaid tipsu ette, lähed annad oma hääle. Nüüd, kui sellega on läinud, minu meelest on see nii ära lavastatud, et kui nüüd see ka tuleks, siis põhimõtteliselt istud WC poti peal kodus, võtad kätte ja Arvuti võid ka WC poti peal kas sellega eriti riigi, nagu ütleme,
noorte või üleüldse inimeste patriotismi nagu kasvatad. Tegelikult on oluline, et meil täna on võimalik ka, et me ei pea enam iga hommikul Toompeale seda lippu heiskama, seda virtuaalselt võimalik juba praegu meil teha, lippu teolt ei ole, aga see teisatakse. Või see vabaduste ambasse, vabaduste lätsi peal tuleb president, keegi kuskil, see virtuaalselt pannakse sinna püsti, pärast kaob ära ja ongi niimoodi, et aga kas see on või nüüd on paraat tulemas ka võimalik panna, et tankid ja kõik tulevad pildi peal, et läbi selle, aga kas see nüüd on? Ma olen nii palju kordi, nüüd ma ei saa enam minna, aga 10 korda Iisraelis käinud. Ja ma näen selle peal, kuidas seal selle maa patriotismi kasvatatakse. Lapsed saadik käiakse nende kohtade peal, reaalsete kohtade peal, kus asjad toimusid ja kuidas seda, sellepärast ka see maa täna püsib selle hullude keskel, keda on tohutult palju ümber ringi, eks ole. Aga maa püsib, aga see on kõik üks sellest, aga minu meelest on see üks vahel, mida me teeme, tähendab selle e-värgiga teatud asjades. Autojuhiload, perfektne. Sa teed ära, tuleb postpäästi. Aga see, et sa kodanikuna ennast näitad kord ja võtad vaevaks välja, põhimõtteliselt võiks öelda ka nii mugavaks minna, et midagi pole voolist ka enam vaja välja tulla. Et pole selle voolisse, siis lihtsalt viitsi hääletan ära, see riigivärk täna 4 värk, vaatan. Ma ei tea, ma vaatan seda selle nurga nagu. Ja, aitäh selle seisukoha eest, et mina tahan tegelikult seda öelda, ma tahan seda kommenteerida, et minu vanemad, näiteks nemad on 86 ja 88, hea meelega kõik ütlevad, meie läheme nüüd, ma ei tea, võib-olla sellel aastal, nad on ka tegelikult arvutiga saavad asjadega hakkama ja nii edasi, et ikka kindlam on ja läheme kohale ja meeldib välja minna, eks ole. Aga ma arvan seda, et see väärikus, see on ka niisugune, see on tegelikult inimeses endas sees, et ma võin olla väärikas ka sel hetkel ja armastada oma maad, kui ma hääletan, aga et ma hääletamata ei jäta, et see on ka üks seisukoht. Ma pean ütlema, et koroona aeg tegelikult muutis, ma arvan, väga palju meie elu. Me hakkasime tegema läbi arvuti asju, mida me kunagi varem ei ole teinud. Me ei sõida enam kohale, ma ei tea, Ameerikasse mingile konverentsile või koosolekule, me vaatame seda asja läbi veebi. Me teeme koosolekuid omavahel, ma olen näiteks haige, ma ei saa tööle minna ja ma lepin kokku, et kuule, teeme koosoleku Teamsis, koosolek ei jää pidamata. Ja kuidagi see koroona aeg hakkas ju pakkus välja variante, et näitlejad tegid mingit etendust, ma tean, siin Henrik Kalmet tegi kogusid raha seal mingiks ka heategevuseks, inimesed maksid selle eest, et nad kõik olid ekraani taga ja vaatasid seda mingit stand-upi, et meil on kontserte tehtud, et kuidagi on muutunud see meie hoiak selle veebi ja interneti suhtes. Ja ütleme nii, et kui sa vaatad nooremat põlvkonda, inimesed on väga mugavad. Et ma arvan, et kui nad on otsustanud, mõtlevad näiteks, tõesti, me võime olla pahased nende noorte peale, et nad teevad seda ja toda ja noid ei tee, on ju. Aga et kui ikkagi noored tulevad hääletama ja räägivad kaasa ja nad teevad seda läbi siis interneti, seda vetsupoti peal, seda ma ei tea, eks ju, seal et see võib olla, aga ta on seal üksi, ta näita seda välja kuidagi moodi, seda hoiakut, et mina olen siiski seda meelt, et see võimalus võib olla, aga see teine võimalus ei ole ka kadunud. Et ega keegi ei pane, täna ei ütle, et üldse ei ole, ma ei tea, mis Tallinnas vist vähendati nüüd neid, aga mina omal ajal, ma linnapea olin, siis aasta oli 2005 ja meie Tartus, muuseas oli minu idee, mõtlesime välja, et hääletamine võiks toimuda ka kaubanduskeskustes. Tallinn võttis selle pärast üle. Ja loogiline mõtlemine oli see, mõtlesin, et kogu aeg räägid sellest, et inimesed ei tule välja, inimesed ei tule pühapäeval, meil on alati see pühapäeval, eriti kui on paha ilm, inimesed ei tule välja. Aga kus inimesed käivad? Poodi ikka läheb.
ja kui see valimisjaoskond on poes suures kaubanduskeskuses, ta läheb muulgas, ostab endale vorsti piima, eks ole, ja muulgas käib ka hääletamas ära ja meil tõusis see protsent nagu minu meelest 10% võrra. Et see oli päris suur tõus ja tegelikult see võimalus tekkis, siis tookord ei olnud see interneti asi ka, et kuidas saada inimesi juurde. Ja kui nüüd nagu otsitakse neid võimalusi, et kuidas tekitada juurde rohkem valijaid, igal juhul mina ütlen niimoodi, et oluline on minna valima. Kõige halvem, mida sa saad teha, on üldse jätta valimata, kas mitte minna nii-öelda sinna jaoskonda või mitte võtta oma arvutit lahti. Vot, sellise jutuga lõpetaks. Ja, nüüd ma lähen teise rolli tagasi, mida ma tavaliselt teen. Aitäh, Laine, tänase lõpasini eest. Aitäh!